Ja kohe räägime 2 sõna juttu ka, mida te tegema hakkate. Täna me teeme siis, näitame, mida saab teha BMX Flatland rattaga, mida näitab Bert ja ma siis näitan, mida tehakse traili rattaga. Et siin traili tsikleid seal taga vist nägite, aga sama asja on võimalik ka siis rattaga teha. Need on üsna sarnased alad, ühel on mootor, teisel on siis tugevad jalad. Et vaatame kumb siis lahedam on. Tugevad jalad, sul peavad ka tugevad jalad olema. Me eile rääkisime natukene, kui palju trenni tehakse, aga kui palju sa nagu rattavälist trenni teed, ilma rattata, käid sa jooksmas, teed sa mingeid selliseid asju ka? Maalt ratast veits ikka selles mõttes jõutrenni ka, et jah, ikka tuleb teha. Aga hakkake peale ja ma saan aru, et me täna võtame ka lõpuks Missi appi, kes aitab trikke teha. Ehk et palun, lava on teie. Bert siis eile teatas ka, et alustas sellist ala 12-aastaselt. Täna hakkab mees varsti 30 saama juba, isu täis ei ole saanud. Aga on maailmas näiteid, kus alustatakse 75-aastaselt ja ka saadakse hakkama. Ja Märdi kord. Märdi rattal siis puudub sadul, aga nagu ta ise ka eile ütles, siis ta eriti sellest puudust ka ei tunne. Ehk pigem kui see sadul seal oleks, siis see isegi rohkem segaks. Aplaus ka loomulikult on tere tulnud. Ja alla ta läheb sealt, ei lähe veel. No nii. Eile sa ütlesid, et sa oled valmis tegema seda minuti ja pea ringi käima ei hakka. Oled sa valmis tegema seda minuti? No tee 30 sekundit. Jah? Suudad? Proovime, ootad ära, oot. Üks läks lahti juba. Me tahtsime aega ka võtta ikkagi, aga hea küll. No, see oligi harjutuseks. Proovime teha 30 sekundit. Ma mõtlen natuke trikki välja. Mõtle. Ja aplaus. See oli stsenaariumisse sisse kirjutatud. Tegemist ei olnud kukkumisega hetkel lavalt alla. Ja aplaus selle loomulikult ka. Ja lavalt alla ta läks hetkel. No nii. Ja ta keerleb. Teeme 30 sekki. Ma küll aega hetkel ei võta, aga enam-vähem see nii võiks minna, et ütleme, et sul on praegu 10 sekundit läinud. 1/3 on tehtud. No ütleme, et nüüd on 15 tehtud. Käib ringi, ma tean, mulle endal käib ka. Sul on nüüd 20 sekundit tehtud. Okei, teeme aplausi ja tegi ära. 30 sekundit siit tuli ikkagi. Ja Märt siis eile oskas meile rääkida, et siin on võimalik ikkagi tagaratta pealt kõrgushüpet teha selline julgelt üle 1,40 m isegi. Ja lendab küll.
ja tagasi ka. Tehtud see on. Pealtnäha ülilihtne. Ja tuli ära. Vast meeter ikka. Väga kena. Ja üles ta tuli. Ma lihtsalt korra küsin, siin on nii palju väikseid poisse ja tüdrukuid ümber rava äär. Kas sellise alatrenni on ka võimalik teha nagu treeneri käe all või peab kõik ainult ise skatepargis ära õppima? On ikka. Meil Viimsis on oma Viimsi rattakool, kus me sellist asja pakume. Kui ka kuskil googellate või Facebookist otsite Viimsi rattakool, leiate üles info kõik, mis vaja. Ja trenni saab teha, ma kujutan ette, nii palju kui jaksad, et siin nagu piiranguid ette ei saa panna. Just, ja meil on veel siuke trenn, et meil põhimõtteliselt mingi kuumakset midagi ei ole, et kes tahab reaalselt teha, see saab teha. Ohoh, ma tulen ise ka siis. Ja aasta pärast siin hüppan ka. On käinud aastased, 4-aastased, kõige väiksemad, kõige vanemad, midagi 40 meil käinud. Et just ongi käinud motomees, kes tahab natuke seda tsikli valitsemist parandada ja triali sõit on see, kus ta seda õpib. No nii et motomehed Viimsi rattakoolis saate kõik siis õppida seda. Mingil hetkel me võtame ka meie missi korraks siia lavale ja proovime siis tema närvid ka üle, kuidas ta vastu peab. No nii. Eile oli meil siis 3 poissi siin rivis. Aga täna siis ainult mis Katrin Põldmaa on hetkel modelliks. Ja liigutada Katrin ei tohi. Ükskõik kui paha tundub. Jah. Ei liiguta. Kuidas on? On maas parem pikutada kui külgkorviga krossi sõita või? Maas on parem pikutada. No nii, aga vaatame edasi. Ainult sul on see võimalus. Tasus tulla missiks. Vaata, mis kõik elu ette toob. Oih. Ja. Eile Märti ütles, et tal ei ole ükski modell kunagi veel nii-öelda töölepingut üles öelnud, et kõik on läinud toredasti hea tujuga minema. No nii, oota, tõmban ikka muidugi. Ei või, rahu.
ise tulid missiks. Tee nüüd suu lahti. Ai! No nii, teeme aplausi meie missile, teeme aplausi loomulikult ka Bert Ribul ja Märt Märtson. Kes siis tahavad proovida Viimsi rattakool on see, kus võetakse lapsi rahulikult trenni ja mitte midagi muud ei ole vaja minna kohale ja saabki harjutama hakata.